Nii, siis ma tahtsin natuke lahti seletada, miks ma hakkasin neid imelikke videosid üles panema, kus ma öösiti käin ringi ja teen aknaid lahti. Ehk minu videote alla on tekkinud niisugused suht kurjad kommentaarid, et mis sa põed, et koli ära, kui ei meeldi, mine Hullarisse, maga seal, on ju, et mis see natuke nikotiini su korteris teeb. Aga kahjuks see talv on olnud väga pikk, väga külm talv on olnud meil see viimane 6 aega ja mis tähendab seda, et sisuliselt kogu nikotiini see tubakas tuleb alla. Mul üleval elab 2 sari suitsetajat, kes eelnevalt suitsetasid mulle kubusse, ehk see tuli kõik alla, ehk vent läks tagurpidi, on ju. Meil ei ole korteriühistus ei tagasilöögilappe, meil ei ole sundventi, nii et meil on klassikaline see, et üks pikk šahte, mis viib välja ja nii kui ilm külmaks läheb või väga vihmaseks, siis see kõik hakkab tagurpidi töötama ja kogu see tubakasuits tuleb tegelikkuses alla korteritesse ja minu korter on kohe esimene ja ma saan selle kätte. Ja ma teen neid videosid sellepärast, et mul ei ole mõtet kaevelda korteriühistule, et no näed, jälle naaber suitsetas mul alla. Ma hakkasin neid videosid üles panema sellepärast, et faktiliselt hakata näitama, kui palju ma iga öösel üleval olen ja kui palju tegelikult mul nikotiini alla tuleb, ehk ma ei saa päeval lõpuks magada, on ju, et. Ja täna, kui ma koju tulin, siis olin eemal 4-5 tundi, naaber suitsetab siin üleval akna peal mul, oma akna peal siis, ja ma tunnen siin kibekat lõhna siin toas ja ka tegelikult rõdutoas, ehk see öösel ma magasin juba niimoodi, et mul olid kinni nii peldikuvent kui ka köögiventilatsioonid, aga ikkagi jätkuvalt ma tunnen, et tuleb kusagilt alla ja üleval olin ma kusagil 3 paiku ja siis hommikupoole kas 5-6 paiku uuesti. Sellepärast, et kui sa magad, siis sa tunned ja kuuled, kui naaber läheb üles suitsetama, siis see mingi hetk hakkab see nikotiini kontsentratsioon korteris rohkem sinu nina riivama. Ja ma mõtlesin, et kuidas see võimalik on, et äkki siis, kui mul on kõik vendiaugud kinni, et kus võib olla, et kus need augud võivad olla, et kus see võiks ikkagi sisse tulla, kui inimene väljas suitsetab, on ju, siis äkki minu aknatihendid on, siin on nad juba aastast 2012, lihtsalt on ära surnud. Lisaks sellele mul siin ees on putukavõrk näiteks, ehk võib-olla, kui ma selle siin kinni olen surunud, siis võib-olla ei ole see aken enam nii tihe, on ju, ja nii kui ülevalt suitsetatakse, on ju, siis kahjuks see külm õhk otsib neid, alati liigub sooja õhu poole ja see imbub siit läbi. Ja täna ma hakkan seda testima, ehk ma ostsin tihendid ja ma kleebin nad siia sissepoole ja püüan teha akna tükmad tihedamaks, kaasatud selle akna ja ka rõdutoa ukse tegelikult, et ja vaadata, kas ma saan läbi selle seda nikotiini sisse tungimist oluliselt vähendada, sest ma ausalt olen väsinud, ma ei taha iga õhtu üles tõusta, ma tahaks normaalselt magada, et ma ei taha iga öö 2-3 paiku üleval olla ja avada aknaid, avada oma korterust, avada kõik aknaid, ehk lihtsalt muidu sa seda nikotiini pläma ja tubaka haisu oma korterist lihtsalt ühte hetkel valmis välja enam ei saa, nii et. Nii, siis nüüd 24 tundi hiljem, kui ma nüüd olen kodust eemal olnud, siis kui ma siia tuppa astun, siis üldpilt on tükk maad parem, ehk seda kibekat lõhnu, mida ma tavaliselt siin tundsin siin külmadel talveilmadel, seda hetkel ma ei tunne, ehk need lisatihendid annavad päris palju juurde, ehk pigem ruumid on umbsed, ehk kui ennem siit tuli õhku läbi, siis siin on totaalne vaikus hetkel, ehk siit ei tule enam midagi läbi, ei ole tunda, enne tuli siit kõrna külma, ehk ma loodan, täna öösel ma saan siia paremini magada ja loodetavasti see pikk külm talv hakkab ka kohe varsti läbi saama, nii et. Aga kelle sama mure, siis soovitan lisa aknatihendit panna või aknatihendit akendel välja vahendada, et suitsestava naabri nikotiini vähem tuppa tuleks, nii et.